ehk üks tüüp välistab teatavas mõttes teise. Kas siin nende baastendentside juures on ka mingi sellised seoseid, et ühega kaasneb kindlasti teine või ühe nagu sellise väga selge eristumise puhul on mingi teine tendents värsitud? Jah, selles mõttes, et kindlasti need 5 on kõikides inimestes olemas. Kõik need 5 jah, et kõik need on tegelikult olemas inimeses, aga jah, need väljenduvad erinevas annuses ja ka võivad väljenduda erinevas annuses ja erinevas olukorras. Et mõnes olukorras ekstravertsus võib palju rohkem väljenduda kui mõnes teises olukorras selle ühe sama inimese puhul. Et mul on näiteid näiteks üliõpilastest, kes koolis on väga sellised väga vaiksed, et isegi teinekord mõtled, et kas ta kunagi räägib ka, eks. Ja samas, kui ma lähen näiteks praktikabaasi, kus nad on siis teevad praktikat oma päris töökeskkonnas, siis on niimoodi, et ma ei tunne vahel seda inimest ära. Et ta lihtsalt, eks ole, ta teeb ja ta toimetab ja tal on hoopis teine, et täitsa erinev. See on lihtne. Algus ta salvestas. Pärast ta oli see. Küll olla, eks ole, ime ja siis pärast plahvatab. Tahan seda küsida, kuidas sellest võiks nagu lahti saada, ühesõnaga, et kui laps nagu hakkab nagu selleks, et ühte tegevust edasi lükata nagu. Teeb väga palju häid asju, aga lükkab edasi seda, konkreetne näide on see, et meie väiksem poeg selleks, et mitte harjutama hakata, näiteks ütleb, et enne su auto on must, ma pesen su auto. Väga olemas. Ei ootnud soovitada. Tegelikult on nii, et tuleb lihtsalt alustada selle tegevust, mida on vaja hakata tegema. Et proovi, ütleme, no jah, kui on nüüd, kui vanad on? 15, jah. No jah. Ei ole enam nii väga raske, eks kui on noorem, siis on palju raske. Tegelikult ikkagi, et ma ei tea, aga ma ei oska öelda, eks ole, mul ei ole kogemust nagu päris oma lastega. Et võib-olla isegi väiksemaga võib mõnes olukorras olla kergem. Et lihtsalt, eks ole, et nüüd alustame koos. Aga võib-olla siis selle 15-sega ka võtta käe kõrval öelda, kui alustame koos. Kui teil oli siin kontsert, siis minu arust te mängisite väga edukalt koos. Sa võid alustada. Aga see on ju täiskasvanute teema samamoodi, et ma pean küll tunnistama, et omal on ka praegu ikkagi töö juures mõned asjad, et ei taha seda võtta. Aga see on õige, et kui laste puhul nagu keegi aitaks kaasa, et natukene ikkagi sunnib ka ja aitab kaasa, et asi muutuks huvitavaks. Ja kui sa oled juba natukene sellest, ütleme, mingist tegevusest ära teinud, siis juba läheb pistoolratas käima. Ja nii on. Kui esimene tund on ära mängid, siis ei ole midagi ära. See esimene tund on midagi. Mitu. Alustada on alati raske. Ei, tema ei mängi 8 tundi, aga 8 peaks mängima. No mingid huvitavaid lugusid mingid rokilood ja niimoodi soojaks, eks ole, ja siis minna tõsisem asjad olla. Soovitan ma jah midagi, eks ole, et alustaks sellest, mis sulle väga meeldiks. Et võib-olla mitte kohe sellest, eks ole, mis vajab harjutamist, aga millestki meeldivamast. Tegelikult sa müüd seda, et sa plaanid just nagu seda, et see on huvitav asi, see muusika tegemine on huvitav. Näiteks mina ei oska muusikat teha, aga ma tahaks küll praegu akordionit mängida. Ma ei oska. Kui ma oskaks esitada, ma aitaks
kõik asjad. just, aga vaata, see on seesama, et sa peadki nagu seda müüma või reklaamima, tegelikult on muusika ju nii kena asi. motiveerimine on super raske asi, et tegelikult jah, et me oleme sellest oma üliõpilastega ka väga palju rääkinud, sellest motivatsiooni küsimusest, et on väga raske tegelikult motiveerida, noh, iseennastki, eks ole, on raske motiveerida. Võib-olla ennast on veel raske motiveerida kui teist. ja siis veel eriti raske on siis, kui ei ole mingit konkreetset eesmärki. Kui nagu lapsel on ka eesmärk, et midagi on tulemas või midagi, mille jaoks teeb, aga kui on nagu tavaline, et ma nüüd pean lihtsalt mängima ja kõik, et see on siin see lükkama. Ma ei tea, kas see on võib-olla täiskasvanud. On kindlasti. Ja kui on veel väga see, et kui on väga suur eesmärk ka näiteks pandud, eks ole, et siis on ka väga raske tegelikult liikuda, eks ole, seda protsessi, et alustada, teha ja lõpetada. Et pigem on parem panna neid väiksemaid eesmärke ja siis nagu läbi nende kogu aeg minna edasi. See on kõigi tegevustel just nii, et see alus on raske, kui võrreldakse vahel, eks raketi lennuga kuul, et maad lahti ja rebimine, kui palju läheb energiat selleks vaja. Kui ta juba maa külge tõmbejõu piirkonnast välja jõud, siis läheb iseenesest. Tehnilised